Mina olen Mihkel Rauds ja ma olen arvutisõltlane, internetisõltlane, nutiseadmete sõltlane. Ja nagu me oleme siin blogis juba varem rääkinud, kaasneb selliste sõltuvustega lisaks tohutule murele, ängile ja muudele psühholoogilistele probleemidele ka terve rida füsioloogilise või tervislikke, füüsilise tervise probleeme. Ja neid mitte kõiki probleeme küll, aga põhiliselt kaela ja õlgadega seonduvaid probleeme kutsutakse nutikaelaks. Ehk siis mul tekib nutikael, see ei ole mingisugune teine kael või kaugel sellest mingisugune äge gadget kaelakujuline, vaid see on lihtsalt teatud niisugune valu, teatud niisugune pinge, mis mul kaasneb siis või tekib siis, kui ma olen vales asendis arvutiga näiteks pikalt töötanud. Ja täna on mul külas jällegi füsioterapeut Mati Alent ja me räägime sellest, mismoodi nutikaela teket vältida arvutiga. Tere, Mati! Tere taas! Nii, no näed, mul on arvuti, tavaliselt ma istun arvutis, ma teen arvutis tohutult palju tööd päeva jooksul. Ma julgen väita, ma 6-7 tundi olema arvutis ja umbes niisugune see minu asend on, eks. Arvuti on nii, tavaliselt on mul ka prillid ees, aga praegu hetkel ei ole, aga umbes see asend mul niisugune on. Nii, mida ma nüüd valesti teen? Mida ma teen valesti? Ole ja näita mulle, kuidas ma peaksin olema ja mida ma peaksin tegema, et ma seda nutikaela saaksin vältida. Just, ma kohe näitan, aga nagu me eelmine kord rääkisime, siis selle nutiseadme kasutamises tekib see kaela õlavöötme valulikkus ja tekivad just sellepärast, et sellest halvast asendist ehk et me hoiame ka see õlgu üleval liigselt, pead halvas asendis, kus need lihased saavadki liigset koormust. Ehk et tekib selline ületoonus lihastel ja siis me tunnemegi, et see kael on justkui nagu kinni ja valusaks jääma, et tahaks nagu pausi teha, see mida me eelnevalt rääkisime. Aga nüüd, mis me siis valesti teeme või mida võiks justkui paremini teha, et pigem positiivse poole pealt, siis ma tulen, näitan ja üritan seda korrigeerida, seda asendit. No nii. Et esimene asi, mida me vaatame, siin on tegelikult see laptopi kõrgus. Nii. Kui me mõtleme seda, et kui me istume arvuti taga, siis meie vaatamise asend peaks olema umbes 85 kraadi. Ja me peaksime alustama ka sellest peaasendi korrigeerimise siis istudes. Nii. Ehk kui sa istuksid natukene rohkem püsti. Nii. Ja nüüd, kui sa mõtleksid selle peale, et sinu see vaade siit peaks olema üks 90 kraadist 5 kraadi allapoole umbes. No umbes 5 kraadi on umbes niimoodi. Vot nii, ja nüüd siis siin kõrgusel peaks olema see laptopi keskne. Täpselt nii. Ja sealt tuleb ka meie esimene soovitus, et kui ma kasutan laptopi, et kas ma saan tõsta ta natukene kõrgemaks. Kõige lihtsam, panem 2 raamatut alla. Hästi. See oleks nagu hea asend kaelale. Kui sa paned tagasi selle asendi, kus ta enne oli. Nii. Ja nii, kus sa alustasid oma asendit enne, võtta oma tavaline, siis vaat see ongi see mure, et see pearaskus, mis on 6-7 kilo, see mõjub kogu aeg niimoodi. Ja need lihased peavad kogu aeg rohkem töötama. Okay. Ehk et kui istumisasend on korrigeeritud, peaasend on korrigeeritud, arvuti kõrgus on tõstetud, me võtame juba kaelalt õlavöötmelt koormust vähemaks. Hästi. Siis järgmine asi, mida me tahame, on see, et ka käte asend oleks hea. Kui sa paned oma käed klaviatuurile, siis mis läpakaga tavaliselt juhtub, on see, et klaviatuur on oluliselt väiksem ja kitsam. Ja selle tõttu hakkab tekkima siis see, et me asetame oma käsi selliselt, ehk et ma pean oma randmeid pöörama. See tekitab juba siia pinget. Just. Ja kui laua kõrgus on liialt kõrge või liiga madal, siis ma tõstan oma õlgu üles toetada. Ma peaksin saama oma õlgu käsi rahulikult toetada. Et siis oleks need õlavöötme lihased vabalt, et ma ei pea hoidma enda õlgu kõrgel pinges üleval, et saaks siia tekkida siis lihasping. Ehk et istumisasend, peaasend, arvuti kõrgus, käteasendi korrigeerimiseks kasutada siis lisaklaviatuuri. Okay. Kui ma pean tegema tõesti 5, 6, 7 tundi läpakaga tööd, siis on vaja seda asend. Siis on minu randmete asend parem, ei teki mul siis siia kätepiirkonda siis seda ülekoormust ja randmepiirkonna valulikkust. Väga hea. Need oleks siis põhilised kiired nõuanded, mida võiks siis järgida. Ühesõnaga 85 kraadi, ehk ma pean läpakale panema kas alla mõni raamat või müüakse ka mingit spetsiaalseid asju, eks ole. Ja teine asi, lisaklaviatuur. Selge, väga tore. Järgmine kord räägime, kuidas telefoni parem käes hoida, et nutikaela ei tekiks.